Maris Mõttus, Kose 7 rattamaraton sul edukalt, võidukalt finišis naiste arvestuses. Kuidas läks? Kuna võit tuli, siis võib väga rahule jääda. Sõit iseenesest kulges ka mulle nagu väga sobilikult, et algus oli hästi tehniline, siis ei olnud väga kiire minu jaoks ja sain kohe nagu oma sõitu hakata sõitma. Ja kui Kosele jõudsime, siis oli natuke ebaõnne, et tekkis siuke väike väsimus ja jäin pundist maha ja siis lõpuks sõitsin pikalt kõik see osa, kus sa tahaks pundiga koos sõita, jäin nagu üksinda. Et siis lõpp nagu vajus veidi ära, aga kuna võit tuli, siis võib ikkagi rahule jääda. Seda oli näha, et kohe alguses tegelikult said juba vahe sisse Janellega, et oli sul nagu kindel edu, teadsid sa terve raja jooksul, mis vahe on? Ja selles mõttes oli nagu ülevaade olemas, mis seis on, et ma nagu isegi veidi imestasin, et see alguses nii pikaks kärises, aga lõpus jah, see mingi hetk, ma teadsin, et on siuke 2-minutiline vahe, aga järsku öeldi mulle, et kuule, et teine naine on kohe sabas, siis ma vaatasin, et mis nüüd juhtus. Aga ei, lõppkokkuvõttes mingid varud olid mul ikkagi olemas ja suutsin selle ikkagi lõpuni hoida. Eks kui tuleb seda kruusalõiku, sirgemat lõiku, siis pundis sõit on ilmselgelt palju lihtsam, kui sul üksinda ees olla, et eks selle pealt see järeletulek võis olla. Aga kuidas see Kose rattamaratoni rada siin üldse oli, et esmakordselt nad siin üldse korraldasid, kuidas tundus? Mina olin väga positiivselt üllatunud, et ma käisin nädala sees läbi ka sõitmas ja tundsin ka, et kuule, et siin võiks nagu midagi tulla. Et siuksed mõnusad singlid alguse poole eriti veel ja hiljem need enduro-rajad, et minu arvates üks ägedamaid radu üldse Eestis. Et piisavalt tehniline, et saab enda nagu jõudu või oskusi siin proovile panna? Jaa, kindlasti, et ilmselgelt peab nagu mingil määral mõistusega ka sõitma, et ongi see vahepealne kruusalõik, et seal see nagu natukene segab kaarte, aga suuremas osas küll, kui nagu oskust on ja oskad ka seda peal hoida, seda jõudu, siukse õige käiguga, et siis liigud väga hästi edasi. Ja edasi, nüüd on meil ainult üks Tallinna rattamaraton veel jäänud, oled stardis? Ma praegu ei julge nagu kinnitada, aga suure tõenäosusega ikka olen, et kuna välismaal otsest plaani ei ole, et siis üritab need kõik Eesti sõidud kaasa teha nii palju, kui neid on. Igal juhul palju õnne tänase võidu puhul ja kohtume siis juba järgmises stardis. Suur aitäh! Nii tundub, et